Te juhatate meid sellest operatsioonist läbi. Palun minge esimesele slaidile, kus on graafik. See tehti enne blokaadi algust. Põhi on üleval. Näete graafiku keskel blokaadijoont, mida tähistab punane katkendjoon. See kaart on võetud meie ühisest operatiivpildist, mida kasutame selleks, et juhid näeksid, mis toimub peaaegu reaalajas. Me lihtsalt tegime ekraanipilte, et esile tõsta tegevusi ja sündmusi. Mida siin ei näidata, on see, kui uskumatult tihe liiklus selles piirkonnas on. Ja see uskumatu töö, mida meie meremehed teevad, et tagada võimalus tegutseda äärmiselt tiheda liiklusega veealal ja selle ümbruses. Samuti ei ole siin kujutatud tohutud hävitajate, luurelennukite, helikopterite ja teiste pardal olevate jõudude, sealhulgas tankimislennukite jõudu, mis lendavad selle blokaadiala kohal. Te märkate, et Stiva jõud on sinisega, Iraani laevad on punasega. Kui me selle blokaadi alustasime, oli 7 laeva, mis tekitasid Sivo keskkomandole muret. Kasutades erinevaid tööriistu ning mereväe luurebüroo ja teiste agentuuride toetust, hakkas jõud võimalikke vaelesegajaid jahtima. Kell 10 hommikul ida standardaja järgi. Järgmine slaid. Nüüd on kell 12.40 ida aja järgi. 2 tundi ja 40 minutit pärast blokaadi algust, samal ajal kui laevad üritavad joont ületada. CVO väed asuvad tegutsema. Nende ees olid mitmed luure, seire, rekognosseerimis- ja taktikalised vahendid. Ja varsti hakkasid need blokaadimurdjad nägema, tajuma ja tundma Ameerika Ühendriikide sõjalist jõudu enda peal. Juhtlaev, tavaliselt hävitaja, nagu siin näidatud, koos USS-i ründerühma Abraham Lincolni õhuvõimsusega hakkas nende laevade poole liikuma. Igas punktis annab Ameerika Ühendriikide merevägi hoiatuse. Noor meremees, üks sellise hävitaja sillal olev noorem ohvitser võtab mikrofoni ja edastab järgmise sõnumi. Ärge proovige blokaadi murda. Alustele minnakse pardale ja need arestitakse, kui nad liiguvad Iraani sadamatesse või sealt välja. Pöörake ümber või valmistuge pardale tulekuks. Kui te sellele blokaadile ei allu, kasutame jõudu. Kui see sõnum edastatakse, nagu ma ütlesin, saavad komandarid näha ja tunda survet enda ümber. See on hästi häälestatud masin, mida on harjutatud ja alates blokaadi algusest 13 korda läbi viidud. Järgmine slaid. Üle 20 blokaadi murdja on juba möödunud. 4 tundi on möödunud blokaadi algusest. Näete mitmeid laevu ümber pööramas. 12 jäid blokaadijoonele ja üks, keda siin ei ole kujutatud, idas pööras ümber enne ületamist. Kui mõni laev oleks blokaadist läbi murdnud, oleksid meie meremehed kasutanud taktikaid selle peatamiseks. Kui vaja, oleksime selle pardale läinud ja blokaadi üle võtnud. Sealhulgas mitmed järk-järgulised meetmed, jõu kasutamise võimalused, sealhulgas hoiatuslasud ja muud meetmed. Järgmine slaid. Viimane graafik, mis registreeriti 14. aprilli õhtul kell 23.20, näitab, et kõigi nende laevade kaptenid tegid mõistliku otsuse mitte liikuda, mitte läbida ega murda seda blokaadi. Nagu ma seni mainisin, 13 laeva tegid mõistliku valiku. Ja kui me jätkame selle blokaadi hoidmist sekretäri ja presidendi korraldusel, siis iga laev, mis keeldub meie juhiseid täitmast, koheldakse vastavalt. Kuni tänase hommikuni ei olnud CCIUA keskjuhtkonnal vaja ühelegi konkreetsele laevale pardale minna. Ja tuletan meelde, et viime läbi sarnaseid meretõkestusoperatsioone ka Vaikse ookeani vastutusalas nende laevade suhtes, mis on sealt piirkonnast lahkunud. Enne kui alustasime blokaadiga. Enne admiral Cooperit räägin Ameerika meremeestest ja merejalaväelastest, kes rakendavad erilist blokaadi meie hävitajate ja pealveejõududega.
Kui räägime Ameerika hävitajast, tuleb mõista selle võimekust. Arleigh Burke'i klass on Ameerika pinnalaevastiku tugisammas. Üle 150 meetri pikkused, 9000 tonni veevälja survega on need Ameerika Ühendriikide mereväe sportautod. Vöörist mastini on neil peaaegu 10 korruse kõrgune ehitus ning nende 4 gaasiturbiinmootorit viivad laeva üle 30 sõlme kiirusele. Need laevad on vervastatud õhutõrjerakettide, tiibrakettide, laevavastaste rakettide, torpeedode ja 5-tolliste kauritega. Mitmed elektroonilise sõjapidamise süsteemid ja pardal olevad helikopterid suurendavad iga hävitaja ulatust ja võimekust. Kuid kaugelt kõige olulisem relv nende laevade pardal on Ameerika meremees. Üle 300 võitleja on nende sõjalaevade hing. Merel kuude kaupa CENTCOM-i alluvuses tegutsevad nad ööpäeva ringselt pidevas valmisolekus, tuues tulemusi meie ühendväe heaks. Masinaruumis on palav. Inseneerid hoiavad tuled põlemas ja laeva töös, olles valmis täitma silla käske. Sellel sillal hoiavad meie meremehed pidevalt valvet, manööverdades laeva taktikaliselt ja turvaliselt alati rahvarohketes vetes. Ja seal väljas on palju asju. See on nagu sportauto juhtimine supermarketite parklas palgapäeva nädalavahetusel, kus on tuhandeid lapsi samal ajal, kui sa üritad laeva juurde manööverdada. Allpool laeva taktikalises sõjakeskuses ehk SIC-is tehakse otsuseid. Kui ohud ilmnevad, teevad need noored meremehed reaalajas otsuseid, et tuvastada ja nendega toime tulla. Ja nad täidavad alati oma ülesandeid. Neid laevu juhivad meie mereväe noorimad pinnalaevastiku meremehed. Roolimees, sildal töötav vahis olev meremees, on tavaliselt vaid 18 või 19 aastat vana ning talle usaldatakse selle sõjalaeva juhtimine läbi selle supermarketi parklat ilma millegagi kokku põrkamata. Manööverdamisohvitser, noor ohvitser, kes on tavaliselt vaid mõni aasta pärast ülikooli lõpetamist. Nemad annavad käske sellele noorele roolimehele, kuhu viia Ameerika sõjalaev, et täita missiooni, mille sekretär ja president meile andsid. Nad on uskumatult hästi välja õpetatud meremehed. Neid juhivad kogenud ja karastunud juhid ning nad võtavad enda kanda suurt vastutust. Tunnen end väga austatuna ja uhkena Ameerika Ühendriikide mereväe üle. Need meremehed valivad ajaloolise mereväe pinnalaevastikus vähem käidud tee ja toovad iga päev tulemusi. Lõpetuseks tõstan esile ühe pinnalaevastiku meremehe ja austan meie langenud kaaslasi. Täna meenutame kadetti Robert Thompsonit laevalt USS Lafay, kes hukkus sel päeval 1945. aastal. Ta hukkus koos veel 31 kaaslasega tuld kustutades, kui 2 Jaapani kamikaatse lennukid tabasid nende laeva. Ta suri nädal pärast oma 22 sünnipäeva ja talle omistati postuumselt mereväe rist. Täna meenutame kadeti Thompsoni ja meie teise maailmasõja veterane, kes annavad meile suure eeskuju. Ja praegu teenistuses olevatele pinnalaevastiku meremeestele. Võtke julgus, visadus ja otsusekindlus, mille need veteranid meile jätsid, igapäevaste ülesannete täitmisel kaasa. Nüüd sooviksin anda sõna admiral Cooperile, et ta annaks meile ülevaate oma hiljutisest reisist piirkonda. Tere hommikust kõigile! Härra sekretär, aitäh kutse eest ja härra president, mul on hea meel teiega koos olla. On au olla siin esindamas enam kui 50 000 Ameerika sõjaväelast, kes on täna kogu Lähis-Idas teenistuses ja toetavad operatsioone. Ja on suurepärane esile tõsta erakordseid pingutusi, meie võitlejaid, kes tegutsevad eesliinil ning olulisi partnerlussuhteid piirkondlike liitlastega, mis jätkuvalt õitsevad. Eile naasin oma teisest reisist Lähis-Idasse viimase 15 päeva jooksul. Need olid väga erinevad visiidid. Esimene reis oli seotud operatsioonidega Iraani vastu ja teine, see viimane reis, toimus juba käimasoleva relvarahu ajal. Väga erinev.
2 viimase reisi jooksul külastasin meie vägesid, kes olid paigutatud enam kui 70 erinevasse kohta selles piirkonnas, mis ulatub suuresti Floridast Arizonani. Olen alati uskunud, et kogu meie edu algab ja lõpeb meie inimestega. Ja vaata, see on tõesti ilmne. Nende külastuste ajal oli mul au isiklikult tunnustada 100 meest ja naist sõjaväeteenistusest nende erakordse vapruse, julguse ja initsiatiivi eest tule all ning tuld andes. Ja iga kord, kui suhtlen nende noorte meeste ja naistega väljal, olen sügavalt inspireeritud nende julgusest, vastupidavusest ja vankumatust pühendumusest. Nende lood on tähelepanuväärsed. Paljudel juhtudel olete seda juba televiisorist näinud juhtumas. Hävituslennukite piloodid hävitasid Iraani raketiheitjad enne nende väljatulistamist ameeriklaste ja liitlaste pihta, tabades sõjalisi sihtmärke Teheranis 13 000 korral selle rünnaku käigus. Kohtusin meeskondadega, kes tõid meie F-15 hävitaja piloodid Iraanist turvaliselt tagasi ja kuulsin nende lugusid otseallikast. Tõelised kangelased, olin koos meie vägedega, kes kasutasid lahingus enneolematuid taktikaid ja tehnoloogiaid. Ma ei saa neist tehnoloogiatest rääkida, kuid need noored murravad uusi radu. See on väga inspireeriv. Nägin meeskondi, kes lasid meie ründedroonid Iraani pihta. Need olid Iraani droonid, mille tõime Ameerikasse, kujundasime ümber Ameerika tehnoloogiaga ja saatsime tagasi. Väga tõhusad. Rääkisin meeskondadega, kes kasutavad tehisintellekti igapäevaselt suurte infomahtude filtreerimiseks ja otsuste kiirendamiseks. Aga inimesed osalevad selles protsessis alati. Kohtusin meie kosmosevägede meeskondade ja küberjulgeoleku spetsialistidega, kelle töö on salajane, kuid mõju on asendamatu. Nägin meie logistika- ja hooldusmeeskondi selles piirkonnas. Pole ühtegi armeed, mis teeks logistikat nii, nagu LDV Fioa oma. See rühm teeb erakordset tööd, liigutades iga päev 1000 tonne. Kohtusin meie õhutõrjekaitsjatega, kes tulistasid alla Iraani ballistilisi rakette. Minu sõnum sellele konkreetsele rühmale on, et nende tegevus päästis kindlasti 1000 elusid kogu Lähis-Idas Epic Fury ajal. Üldiselt on minu hinnang pärast neid reise, et meie väed on väga motiveeritud, keskendunud, valvsad ja valmis. Kasutame seda aega relvastuse täiendamiseks, ümberkorraldamiseks ning oma taktika, tehnikate ja protseduuride kohandamiseks. Ükski armee ei kohane nii nagu meie ja just seda me nüüd relvarahu ajal teeme. Märkus partnerite kohta. Vestlused piirkondlike liitlastega nii tsiviil kui ka kõrgematel sõjalistel tasanditel on tugevdanud meie pühendumust piirkondlikule julgeolekule. Aga lisaks sellele, olles nüüd koos kõrvuti võidelnud, hindan, et meie sõjalised partnerlussuhted on tugevamad kui kunagi varem, samal ajal kui jätkame kogu piirkonnas väga aktiivse kaitsehoiakuga selle relvarahu aja. Ja see hoiak ulatub üle kogu Araabia poolsaare, alates Iraagi põhjaosast kuni Araabia lahe põhjaosani. Luues Lähis-Idas maailmas suurima õhutõrje kaitsekilbi, paigutasime spetsiaalselt väljaõpetatud Nesneivan õhutõrje kaitsjad partnerrahvaste sõdurite kõrvale. Sõna otseses mõttes kõrvuti. Ja et saaksid aimu nende panusest ja mõjust, tundsid Bahreini kuningas ja kroonprints meie sõdureid isiklikult nimepidi. Need juhid avaldasid tunnustust meie sõjaväelastele, kes jätkavad meie partnerite kõrval seismist piirkondliku kaitse toetuseks. Ja see on tunne, mida jagavad kõik meie liitlased Pärsia lahe piirkonnas. Kuulsin korduvalt, me oleme teiega. Nagu sekretär ja president ütlesid, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Katar, Kuveit ja Jordaania on meie peamised partnerid. Kohtusin nende kõrge juhtkonna ja vägedega. Nad on inspireerivad ja pühendunud vastastikusele kaitsele. Nad kaitsesid ameeriklasi ja kaitsesid oma riiki. See oli inspireeriv. Ja pole olnud paremad partnerid kui Iisrael. Koos 4 maailma parimat õhuväge. Iisraeli õhuvägi, Jemener Seiva õhuvägi, merevägi ja merejalavägi ühendasid jõud ja ületasid korduvalt meie sõjalisi eesmärke. Viimase 2 nädala jooksul kohtusin Iisraeli kaitsejuhiga, et tagada meie ühtsus ja me oleme ühel meelel. Lõpetuseks tahan austada vapraid sõjaväelasi, kes vastavad kutsele. Suur tänu! Aitäh! Võtan vastu mõned küsimused. Võite rääkida. Aitäh! Alexander Ingersoll, One American News. Kas iiraanlaste hävitatud juhtimis- ja kontrollisüsteem mõjutab praegusel hetkel relvarahu? Kuidas me siis kehtestame relvarahu vaenlasele, kellel pole peaaegu mingit juhtimist ega kontrolli?
ja veel üks küsimus hutide kohta. Kas hutid on olnud probleemiks Hormuzi väinas ja Bab al-Mandabi väinas Punases meres? Või jälgime me seda sõjaliselt? Tänan teid selle eest. Mis puudutab relvarahu, siis sul on õigus, nende juhtimis- ja kontrollivõimekus on tugevalt kahjustatud. Nii et nende võime rääkida, näha ja tajuda on üks. See on halvim, mis see kunagi olnud on. Aga nende motivatsioon relvarahu säilitada on väga kõrge. Sest nad mõistavad, et selle relvarahu rikkumine tähendaks admiral Cooperi vägede tegevuse taastumist, mis oli nende jaoks väga halb. Seega on neil suur stiimul seda relvarahu hoida, kuigi nad ei saa nii hästi suhelda ja organiseeruda, kui nad sooviksid. Mis puudutab hutisid, siis seni on nad kõrvale jäänud, mis on ilmselgelt nende poolt hea otsus meie arvates. Ma usun, et see peegeldab tõsiasja, et juba üle aasta tagasi operatsiooni Rough Rider ajal viisime läbi intensiivse ja pideva kampaania, mis näitas Ameerika võimekust ning see paneb neid selles väinas tegutsemisel kõhklema, mis minu arvates oleks väga halb valik. Ja härra. Tere hommikust sekretärin härrased, David Sia, Real America's Voice. Kuna kaubavedu on tõusuteel, oli seal taevas 130 laeva. Kui see juhtub, teavad laevad ankrusse jääma ja ootama, et läbi väina pääseda. Kas on mingid edasiminekut rahvusvahelise jõu loomisel, mis asendaks Ameerika Ühendriikide sõjaväe juhitud saatjad või midagi sellist? Kas keegi on valmis seda tegema? See on väga hea küsimus. Pikas perspektiivis. Nad peaksid. Selles konfliktis on liitlaste poolt palju juttu olnud, välja arvatud muidugi need, keda admiral Cooper selles piirkonnas mainis ja kes on tõesti olnud fenomenaalsed. Teised liitlased on palju rääkinud, aga pole midagi teinud. Ja nagu president märkis, ei kasuta Ameerika kaubandus seda mereteed eriti palju. Meie ei sõltu Hormuzi väinast väljuvast energiast, kuid Aasia sõltub Euroopa samuti ja suur osa ülejäänud maailmast samuti. Nii et nende võime koondada kollektiivne kaitse või vabastada väinad oleks midagi imelist. Ja me oleme alati kuulnud ja näinud selle üle arutlemist, kuid kui lasud kõlasid ja neid kõige rohkem vajati, ei olnud nad väinas. Nad ei olnud meiega. Nende juhid ei mobiliseerinud oma merevägesid. Kui nad otsustavad tegutseda pärast CENTCOMi ja teha rasket tööd, siis olgu nii. Teised riigid peaksid kaitsma veeteid, mitte ainult Ameerika Ühendriikide merevägi. Kui see saab tehtud, nagu me usume, siis tervitame hiljem ka teisi riike, aga me ei saa alati loota ainult Ameerikale, et nad teeksid kogu raske töö ära. Ja see on sõnum ülejäänud maailmale ja meie liitlastele. Iraan võib saada tuumapommi. Kes teeb midagi selle vastu? Ameerika ja ainult Ameerika. Teised liitlased peavad investeerima oma võimetesse, et jõudu projitseerida ja täita põhiülesandeid, näiteks väina avamine. Nii et me ei looda selle peale, aga oleks tõesti imeline, kui see kunagi teoks saaks. Aitäh sekretär ja kõigile aja eest. Mul on küsimusi. Ma tean, et ütlesite paar nädalat tagasi, et Iraani kõrgeim juht oli vigastatud ja moondunud. Kas teil on mingit uut infot selle kohta, kas ta on praegu elus? Siis veel üks küsimus teile. Iraani saatkonnakontod jagavad videot, kus tehisintellektiga loodud Jeesus Kristus tapab president Donald Trumpi veriselt. Pentagonil on sellele vastus, sealhulgas asjaolu, et see tehisintellektiga loodud Jeesus viskab Trumpi põrgusse. Ja lõpuks admiral Cooper, kas te saaksite rääkida meile Ameerika sõjaväelaste moraalist, mida te Lähis-Idas näete? Ma arvan, et ameeriklased on väga huvitatud teadma, millised on nende kogemused ja tunnistused. Mis puudutab seda isikut, keda te mainisite, siis usun, et tema olukord on sama. Tema alt ei tule praegu eriti midagi, mis on arusaadav. Väga palju hirmu. Arvatakse, et ta on elus, vigastatud ja moondunud ning tema seisund on endiselt sama. Mis puudutab sellist videot, siis loomulikult on see vastik ja reaalsusest täiesti irdunud. Iraan räägib propagandas palju, mis põhineb täielikel valedel ja nende tegevus on olnud samuti valelik. Meie ei sihi, aga me näeme rakette tabamas tsiviilobjekte, haiglaid ja hotelle Pärsia lahe riikides. Nad ütlesid, meie sihime ainult sõjalisi sihtmärke, samal ajal kui näeme droone ja rakette tabamas tsiviilsihtmärke. Nad valetavad ja manipuleerivad mitmel moel, nagu me juba harjunud oleme. Lõpuks peavad nad tulema laua taha ja sõlmima kokkuleppe. Annan sõna admiral Cooperile, palun. Ma tahaksin lihtsalt oma eelmist kommentaari rõhutada. Moraal on väga kõrge. Igaüks sõjaväes saab kiiresti aru, milline moraal on, kui nendega koos olla. On selge, et need on motiveeritud noored mehed ja naised.
Operatsiooni alguses sain kirjutada kirja eesliinil olevale meeskonnale ja ütlesin neile, et see missioon saab olema ülioluline. Teenida siis, kui see muudab midagi, nagu ütlesid sekretär ja president, on väga tähendusrikas. See ongi peamine motivatsioon. Lisaks suurepärastele kaaslastele igal tasandil. See on privileeg olla selle tunnistajaks. aitäh, härra Cherry. Franco, aitäh. Cherry, ära lase, see on lihtsalt uudis. Mul on mõned küsimused. Esiteks on mõned kriitikud ja Trumpi valitsuse poliitikaanalüütikud, sealhulgas endine NCTC direktor Joe Kent, püüdnud väita, et iraanlaste suhtes kehtestatud nullrikastamispoliitika ei ole tegelikult presidendi Trumpi enda poliitika, vaid midagi, mis on talle peale surutud iisraellaste poolt. Tagasi vaadates ja endale väikese ülevaate tehes nägin, et nullrikastamispoliitika oli Trumpi esimese ametiaja välisministeeriumi poliitika. Lubage mul korraks vahele segada. Kuna mina erinevalt neist, keda te mainisite, olen peaaegu iga päev presidendi juures ja osalesin kõigil olulistel koosolekutel, mis olid seotud operatsiooniga Epic Fury. Ameerika Ühendriikide presidendile ei olnud absoluutselt midagi peale sulutud. President Trump teeb ise otsuseid riigi huvide kaitsmisel ning töötab koos liitlaste ja partneritega, antud juhul Iisraeliga, kelle tahet ja võimekust me hindame. President Trumpile ei suluta midagi peale. Inimesed, kes nendel koosolekutel ei osale ja sellest räägivad, eksivad. Võib küll. Üks kiire küsimus admiral Cooperile, kui lubate. Aitäh kohaloleku eest. Operatsioon Epic Fury käigus kaotasid 13 ameeriklast relvajõudude liikmed oma elu. Mõned neist ilmselt lennukite tankimise õnnetustes ja teised Iraani rünnakutes, sealhulgas ühe droonirünnaku tõttu. Ma sooviksin väga teada, kas te saaksite meiega üksikasjalikult jagada, kuidas need Iraani rünnakud suutsid olla nii laialdaselt edukad. Millised põhilised õppetunnid saadi ja kuidas neid õppetunde lähitulevikus rakendatakse? Kõik see selleks, et tabada, et suudapsime end selliste ohtude ja tulevaste rünnakute eest palju paremini kaitsta. Lai küsimus, aga enne kõike austame alati neid, kes on langenud ja neid 13, kes kaotasid oma elu. Rohkem otsustavust. Vastaste jõudude motivatsiooni külmutamine. Ma kohtasin paljusid, kes isiklikult tundsid neid, kes langesid. Paljud vigastatutena kirja pandud on juba tagasi tulnud. 90% neist on juba tagasi tulnud. See annab sulle eesmärgi ja motivatsioonitunde. Me kogusime kümneid, kui mitte 100 õppetunde. Nüüd rakendab meie ühisjõud neid õppetunde taktikaliselt. Nagu Ameerika jalgpallis poolajal või veerandaegade vahel teevad suured meeskonnad kohandusi. Meie oleme suur meeskond ja teeme täpselt seda. Õpime, rakendame ja liigume edasi. Neid õppetunde ma ei kommenteeri. Need ulatuvad samuti CENTCOMis kaugemale kogu ühisjõus. Me oleme õppiv organisatsioon, seega peavad globaalsed vastased seda tunnistama ja tähelepanelikud olema. Kahtlemata. Lisaks oli presidendil ja minul võimalus tervitada neid 13 koos nende peredega Doveris. Ja see tõesti tugevdab meie otsusekindlust. Ja ma võin kinnitada iga selle aspekti planeerimist ja vägede kaitse, tagades, et keskjuhatusel oleks kõik vajalik olemas ja et nad võtaksid alati õige hoiaku, on selles pingutuses alati olnud prioriteet number 1. Viimane küsimus. Aitäh, sekretär Hessu. Teated ütlevad, et luureandmete kohaselt valmistub Hiina saatma relvi Iraani selle relvarahu ajal. Mis on teie reaktsioon? Kas te teated on täpsed? Ja millised oleksid tagajärjed Hiinale, kui nad jätkavad? Nagu te teate, on president Trumpil väga tugev ja otsene suhe president Xiga. Ja nad on sellel teemal juba suhelnud ning Hiina on meid kinnitanud, et seda tõepoolest ei juhtu ning nende järgmise kuu kohtumise vaimus. Suur tänu!